Sinu isiklik finantsaruanne peegeldab otseselt sinu tänaseid rahaharjumusi ja mõtteviisi seoses rahaga. Isiklik finantsaruanne koosneb 3 erinevast aruandest: tulud ja kulud ehk kasumiaruanne, varad ja kohustused ehk bilanss, rahavoogude aruanne ehk siis kui palju tuleb sisse, kui palju läheb välja. Üks võib-olla suur erinevus, mis siis eristab täna keskklassi rikastest, on see, et keskklass keskendub eelkõige palgale. Sageli on neil siis ka võetud erinevad kohustused, kodulaen, autoliising, krediitkaardi võlgnevus või õppelaen ja kõik, mis laenumaksudest üle jääb, läheb siis nii-öelda tarbimiseks ja kuu lõpus ei pruugi sealt väga palju midagi üle jääda. Ja peamine erinevus siis vaeste ja keskklassi vahel ongi see, et vaestel võib-olla ei ole nii palju kohustusi võetud, kuna lihtsalt nende sissetulekud ei võimalda seda. Kokkuvõttes kuu lõpus pilt võib olla üsna sarnane. Mille poolest erineb siis rikaste finantsaruande oluliselt on see, et nad ei keskendu mitte oma palgale, vaid varade loomisele. Fookus on hoopis bilansi varade lahtris. Eesmärk on siis see, et sa hakkaksid looma endale teadlikult varasid, mis hakkaksid tooma sulle sissetulekuid. Kõige suurem erinevus on saada aru sellest, et raha mängu päriselus võita ei käi selle peale, kellel on suurem palk, vaid selle peale, kas sul on varad, mis su eest tööle lähevad või sul neid ei ole.